tere ka minu poolt ja ma räägin oma väga huvitavast hobist täna teile. Nimelt ma kogun kloune. Alustasin klounide kogumist nii, et mul on üleüldiselt terve elu kogunud väga huvitavaid asju. Kõige tavalisem asi, mida me ilmselt kõik oleme kogunud, on kivid. Olen kogunud lutte, loomade konte. Ning 2020. aastal otsustasin, et hakkan kloune koguma. Käisin siis Kaltsukas mingi aeg ja nägin seal ühte klouni. See tundus mulle, mulle üleüldiselt meeldivad sellised veidrad asjad, on ju. Ja siis mõtlesin, et peaks ta koju ostma mulle. Ja järgmine kord, kui läksin Kaltsukasse, siis ma samuti nägin veel ühte klouni, ostsin veel ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan neid koguma. Ja lisaks on see, et mul üldiselt ka terve elu meeldinud klounid, ma väga armastan tsirkust, kõike siukest ja siis mul on nagu siuke natuke hingelähedane suhe nendega. Praegu mu kogus on 21 klouni, peamiselt nad on pehme kehaga ja portselanist või muust materjalist pead, käed ja jalad. Minu kogus mulle kõige rohkem meeldivad kiikuvad klounid, nagu te näete. Üleüldiselt mul on sellised istuvad, aga jah, siin osad meil kiiguvad. Siis see siin on minu lemmikkloun, sellepärast, et ta on kõige paremini säilinud. Ja ta on üleüldiselt siuke kõige ilusam minu meelest. Nüüd olen hakanud koguma ka teisi klounidega seonduvaid asju. Näiteks siin on selline pildiraam, kus on kloun peal. Ja siin pildi peal olen mina oma õega tsirkuses ja ma istun krokodilli peal, kes on elus. Nii et jah, väga põnev. Ja mul on ka kaksikklounid, tavaliselt ei koguta samasuguseid asju, aga minuga juhtus siuke huvitav asi, et ühe neist klounidest ma sain Paide Kaltsukast. Tõin ta muidugi endale koju ja siis läksin, veidi aega hiljem läksin Tallinnasse Kaltsukasse ja leidsin täpselt samasuguse ja ma mõtlesin, et nüüd nad on kaksikud. Nii et jah. Ja üleüldiselt ka ma olen mõelnud oma klouni kogumist nii, et ma ei osta nagu uusi kloune nagu poest kuskilt. Ja ma just tahakski neile nagu teise elu anda, et jah. Ja üleüldiselt jah, saan oma klounid Kaltsukatest ning olen ka saanud kingituseks. Näiteks selle ma sain endale 18 sünnipäevaks. Nii et jah. Ja mõtlesin, et toon teile ka paar huvitavat fakti välja klounidest. Siis esimese tsirkuse klouni nimi oli Mr. Merriman. Maailma vanim klounide selts Clowns International asutati 1947. aastal. Ja see oli minule väga huvitav, sellepärast, et ma arvasin, et klounid on vanem nähtus. Aga tegelikult klounid ei ole tõesti nii vanad. Ja klounide kartmine on koirofoobia. Jah. Ning ma soovin teilt kõigilt abi minu klounidele nimede panemiseks. Et järgmisel vahetunnil tulevad kõik mu klounid sinna foyer teisel korrusele. Ja siis panen sinna juurde lipikud ning te saate aidata mul neile nimesid panna. Sellepärast, et kuna iga kloun on minule väga oluline, aga ma pole neile nimesid pannud, siis ma mõtlesin, et see oleks teile ka toredam vaadata. Nii et jah. Aga jah, aitäh kuulamast.